Keskpäeva tsitaate, nagu näiteks taksomeeter tiksub, teevad une pealt kõik, kes koos selle filmiga on üles kasvanud. Kuidas see lugu jõudis filmi linastule? Ta peab küsima Eesti telefilmilt omaaegselt, mida praegu ei ole. See on kahju, et on kadunud, on Eesti ERR, ei ole filmi tehtud. See pakkumine tuli mulle kui režissöörile sealt, sest see Eno Raua stsenaarium seisis seal ja otsiti režissööri. Vist keegi ütles ära. Ja lõpuks ta siis sattus minu kätte ja mul oli väga hea meel ja eks ma seal tegin natuke ümber ka, see on loomulik, aga nii see sündis. Mihkel, mis on üks teie kõige eredamatest mälestustest ehk? Väga palju on eredaid mälestusi, sellepärast, et see film ise on niisugune natukene täiskasvanuks saamise lugu mõnes mõttes ja me olime ise täpselt sama vanad kui selle filmi tegelased. Nii et eks meiegi veri vemmeldas ja süda tuksus ja paljud asjad, mida meie elus võib-olla varem ei olnud, sellel suvel meie ellu tulid. Nii et neid mälestusi on väga palju ja need on kõik väga ilusad ja toredad ja eks see oligi samamoodi niisugune suvelaager, kus lihtsalt lapsed aeg-ajalt käisid filmivõttel, aga muul ajal elasid koos. Ja minu jaoks oli see tegelikult teine film teha lühikese ajaga, sest eelmisel suvel me Ülari Kirsipuuga, kes on ju Keskpäevas Meeliku osatäitja, tegime kaasa Tallinna filmi Nukitsamees. Nii et mul oli suusa 2 sellist järjestikust laagerit, aga see arenguhüpe oli tohutu, sest et 80. aastal ma olin ikka päris laps, 81. juba natuke vähem, nii et see oli väga tore ja väga vahva suvi. Väga vahva. Mida see võiks öelda tänasele vaatajale, tänasele lapsele? Teile mõlemale küsimus. Mina tean, mis see võiks öelda. Nii? Aga ma ei tea, kas tänapäevastele lastele see, mida mina ütleks. Sest selles filmis ei ole tähtis see, niisugune korralik intriig seal. Selles filmis on tähtis see visuaalselt, pildiliselt, mismoodi näeb välja Vändra alev, mismoodi näeb välja kogu see ümbruskond ja minul kui tegijal tuli see peamine mõte, et kanda, näidata kinovahenditega, kui ilus on meie elu. Ja ma olen Raivoga nõus, et ma arvan ka selle filmi kõige suurem väärtus just seisneb selles niisuguses teatavas retrospektiivis või neil on võimalik ikkagi näha tõesti ühte 1981. aastal Nõukogude Eestis elutsenud aleviku elu üsna ehedalt. Et muidugi on seal niisugused koloriitsed tegelasi, keda võib-olla päris iga nurga peale olnud, seal oli korstnapühkija ja eks niisugused tegelased seal liikusid läbi, aga kusagil nad olid kindlasti olemas ja ma arvan, et see film, kuigi ta on üks mängufilm ja ta ei ole otseselt hetke talletamise ambitsioone vähemalt sellel hetkel, kuigi Raivo ütleb, et ta tegelikult üritas seda silmas pidada, siis ma arvan ka, et tagantjärgi vaadates ta on üsna adekvaatse rõõmsa ja positiivse pildi nendest hirmsatest ja tumedatest 80-ndatest, mis tegelikult ühe lapse silmade jaoks ju võib-olla nii hirmsad ja tumedad ei olnud, kes me ei saanud ju aru lastena sellest süsteemist ja sellest on viimastel aastatel ju ka räägitud natukene, et kas ikka oli võimalik Nõukogude Eestis õnnelik laps olla ja lapsed ei saanud ju tihtilugu aru nendest asjadest, nii et rõõmus pilt lihtsalt ühest Nõukogude Eesti alevikust.